Tere päevast, siis mina olen Tiina Elvisto ja esindan siis Tallinna Ülikooli ja muidugi Eesti Loodusuurijate Seltsi. Tänases ettekandes siis räägiksin mõne sõnaga kõigepealt põgusalt PISA testidest ja seejärel siis nendest teguritest, mis on nende PISA testide tulemuste taga. Ja nendest teguritest võtaksin vaatluse alla eelkõige just õpetajad. PISA testi vist kõik teavad, mis on, et see on maailmas kõige tuntum haridusuuring ja viib seda läbi siis Majanduskoostöö ja Arenguorganisatsioon OECD. Ja seal hinnatakse siis õpilaste funktsionaalset lugemisoskust, loodusteaduslikku kirjaoskust ja matemaatilist kirjaoskust. Ja eesmärk sellel testil on siis parandada hariduse kvaliteeti. Ja PISA siis ei hinda lihtsalt õpilaste teadmisi, vaid oskusi leida infot tekstidest, diagrammidelt, joonistelt ja neid kasutada mingisuguste järelduste tegemiseks. Nüüd esimene PISA test tehti 2000. aastal ja Eesti osaleb siis 2006. aastast ja osalevad siis riigid ja majanduspiirkonnad. Hiinast näiteks erinevad majanduspiirkonnad ja osalevate riikide ja majanduspiirkondade arv on siis tõusnud järjest alates 2000. aastast. Ja siin on andmed ka selle viimase testi kohta 2022, kus siis Eestist valimisse kuulusid üle 6000 õpilase umbes 200 koolist ja poisse oli natuke rohkem kui tüdrukuid. Mis alusel neid valiti? Üldiselt, ma lasen kohe selle PISA raamatu ringi käima. Ta valitakse juhuslikult ja nii maakoolid kui ka linnakoolid ja haridusministeeriumi koduleheküljelt ja OECD PISA leheküljelt saab hästi põhjalikud andmed kõik selle statistilise töötuse kohta ja valikute kohta ja selle kohta, kes osalesid ja kuidas õpilased vastasid ja peale selle põhitesti vastamist vastavad nad ka niisugusele testile, kus nad annavad mitmesuguseid hinnanguid oma õpingute kohta ja selle kohta, et milline on nende sotsiaalne taust ja neid ka siis analüüsitakse. Nüüd siin on toodud siis Eesti õpilaste tulemused, need on 15-aastased ja 15 aastat on võetud sellepärast vanuseks, et paljudes riikides kooliharidus lõpeb, kohustuslik kooliharidus lõpeb siis, kui noored saavad 15-aastaseks. Ja siin on toodud siis keskmiste tulemuste põhjal Eesti tulemused, esiteks loodusteadustes, matemaatikas siis lugemises, funktsionaalses lugemisoskuses. Alguses on siis kogu maailmas majanduspiirkondades ja teine on siis Euroopas. Ja siin viimases tulbas siis ma panin ka selle, kui arvestada nüüd kõikumist standardhälvet, et siis Eesti oli matemaatikas esimesel-teisel kohal koos Šveitsiga ja lugemises siis esimesel-teisel kohal koos Iirimaaga. Aga need numbrid, teised numbrid on toodud kõik selle keskmise järgi. See on see, et palju siis keskmiselt sai üks õpilane punkte testi tegemisel. Et seal on näha ka need keskmiste tabel on siin eespool, kus siin on kohe näha täpselt, mis punktid need on üle 500 on need punktid esimeses otsas. Nii et siit on näha siis, et Eesti on kenasti tõusnud. Ja Eesti on siis Euroopas absoluutses tipus loodusteadustes, matemaatikas samuti ja funktsionaalses lugemisoskuses. Ja maailmas on ta tõesti siis esimese 10 keskel ja temast ettepoole jäävad siis niisugused riigid nagu Singapur, Jaapan, Macau, Tabei ja Korea, Lõuna-Korea loomulikult võiksin kirjutada, jah.
et see on 2020–2024 aasta järjekord, noh, test tehti 22 siis. Ja samal ajal siis tuuakse välja seda, et Eesti kulutab haridusele 30% vähem kui teised OECD riigid keskmiselt. Et meie nagu ei oskagi seda hinnata, aga mujalt maailmast inimesed pööravad sellele kohe tähelepanu. Vabandust, hinnata, et Taipei on teise sõnaga Taiwan. Ei ole. Aga jah, väga eksitab, aga kohandumas nähtud, kui Hiina muuks. Ei ole. Ja need viimased PISA-testid näitavad ka seda, et koroona aja elas Eesti kool suhteliselt hästi üle tänu sellele, et koolid olid hästi varustatud arvutitega ja juba õpetajad päris palju kasutasid juba alates 90-ndatest arvutit oma õppetöös. Nii, muidugi niisugused head tulemused, nagu te siin nägite, on suurt tähelepanu äratanud. Euroopa absoluutses tipus on ka Soome, heal kohal on ka tõesti Iirimaa ja Soome ja Eesti hariduse vastu on väga suurt huvi tuntud ja uuritud, et miks siis nii hästi PISA-testi lahendatakse. Meie kasvatusteadlased on nagu võises praegu, jah, saavad igasuguseid projekte ja sellest siis palju rääkida. Ja et neid palju kutsutakse igale poole ja siia tullakse ka. Nüüd õppekvaliteedi tagab üldiselt kolmik: õpetaja, õppekava ja õpilane. Ja on siis tehtud uuringud maailmas siis nendes Soomes, Eestis ja Aasia absoluutses tipus olevates riikides ja leitud, et seal, kus on PISA-testid hästi tehtud, seal on õpetajad hea ülikooli haridusega, magistrikraadiga, erialane ettevalmistus on väga hea ja nende töö on hästi mõtestatud. Ja samuti ka seda, et nendes riikides on täiendõppesüsteem hästi korraldatud ja see on tasuta. Gunta Tire on siis meie inimene, väliseestlane, kes haridusministeeriumis töötab ja siis praegu PISA-testidest palju kirjutab. Tucker on siis Ameerika Ühendriikidest inimene, kes on siis selle organisatsiooni juht, kes siis vastutab selle eest, et USA haridus oleks heal järjel. Võetakse väga targaks inimeseks. Nüüd, mis puudutab õppekava, siis õppekava peab olema ka tugev, Eestis on ta pidevalt arendatav, vastab kõrgele haridusstandardile, koolieksamid lähtuvad õppekavast, Tucker on välja toonud. Aga siinkohas peab ütlema ka, et Eestis on õppekava arendusel väga tugevad juured, et Hilda Taba 30ndatel aastatel, 20ndatel, 30ndatel õppis ja töötas vahelduvalt Eestis ja stipendiaadina ka Ameerika Ühendriikides ja oli kooliõpetaja nii siin kui seal, hakkas uurima õppekavade arendust ja üht-teist sellega seonduvat ja oli professor siis reas ülikoolides Ühendriikides. Pärast seda? 30ndatel, 40ndatel ta tegi uurimistöid ja tema põhitöö on siis aastast 1962, 60ndatel aastate lõpus käis ta ka Eestis ja tal oli kontakt meie haridusinimestega. Hästi oluliseks loetakse seda, et ta tegi koostööd siis Ralph Tayloriga, kes on siis maailmas tuntud õppekava arendaja. Ja õppekava on siis arendanud ka Viiverina Ruus taas iseseisvusperioodil ja viimane õppekava arendus, uus õppekava peaks välja tulema, et seda on teinud siis lastearsti ja psühholoogharidusega Aaro Toomera. Ja õppekava on midagi muud kui programm, et nõukogude ajal olid meil koolis siis õppeprogrammid, ülikoolis ja üldhariduskoolis. Programm siis näeb ette teemad, mida tuleb õpetada ja täpselt ka tundide arvu, kui palju peab õpetama mingit teemat. Õppekava hakkab sellest pihta, et pannakse paika siis väärtused, mida tuleb lapses arendada
siis pannakse paika eesmärgid, nimetatakse pädevused, mida peab siis selle õppe jooksul saavutama ja see sisu on siis tagapool ja õpetajal on tunduvalt suurem vabadus siis erineva tempoga, erineva rõhuasetusega siis õpet läbi viia. Nüüd õpilane on hästi oluline muidugi õpitulemuste osas ja mis on välja toodud siis erinevate autorite poolt on see, et Eestis on siis püütud anda igale lapsele parim haridus ja lapsi koheldakse siis võrdselt, olenemata päritolust. Ja samas on ka ühiskonnas siiani olnud ootus, et laps õpib hästi ja kodu ja ühiskond on seda siis toetanud. Ja nüüd see, et eesmärk on anda igale lapsele parim haridus, on natuke alla vedanud meie tippsaavutused PISA testis, et nõrkasid on meil suhteliselt vähe võrreldes teiste riikidega võrreldes, aga neid parimaid tegijaid on jälle teistega võrreldes samuti vähe, sellepärast, et õpetajal lihtsalt ei jätku nendele aega. Nad on ka erivajadustega. Nüüd peatub rohkem õpetajal ja tõesti erinevates töödes on välja toodud erinevates uuringutes, et hästi oluline on hea ettevalmistus ja hästi korraldatud täiendõpe. Aga mida nagu pole märgitud töödes on õpetajate kogukonnad ja mina tahaks nagu pöörata tähelepanu just nendele õpetajate kogukondadele, mis siis tõesti õpetajad toetavad nende karjääri jooksul. Ja kui me räägime õpetaja kogukondadest, siis kuna PISA mõõdab tõesti matemaatikaalaseid teadmisi, pigem kirjaoskust ja ka funktsionaalset lugemisoskust, siis ma tõin siia välja ka nüüd matemaatikute kogukonnad, õpetajate kogukonnad saavad alguse juba 1926. aastal. Õpetajad käisid koos, arutasid asju. Seal oli palju nimesid, aga seda võib vaadata nüüd. Mati Aabel on kirjutanud sellest niiviisi, et Eesti Matemaatika Seltsi koduleheküljel leiab kohe üles. Ta on hästi põhjaliku ajaloo kirjutanud Eesti Matemaatika Seltsi kohta, mille eelkäija oli Akadeemiline Matemaatika Selts ja on tõesti tore lugemine. Et tõesti, et see selts on ühendanud koolimatemaatika sektsiooni all siis pedagooge ja toetanud neid nende töös, et tõesti õpetajad kogemusi vahetada, arutada seda, kuidas õppetööd läbi viia. Täiesti oluline. Ja on olemas ka Eesti emakeeleõpetajate selts, mis puudutab tõesti siis funktsionaalset lugemisoskust, siis siin on hästi väärtuslik see, et kui kirjandusõpetaja annab midagi lugeda ja pärast siis viib läbi arutusi siis klassis. Aga kui me nüüd räägime loodusteaduslike ainete õpetajate kogukondades, siis me ei saa mööda mitte minna Johannes Käisist. Johannes Käisi eluloo on kokku pannud Valter Horm ja Ferdinand Eisen. Ja ma lasen võib-olla mõned raamatud siin ringi käima. Üks raamat, kaks raamatut. Siin on siis Käisi põhitöö, üks põhitöödest, teist ma ei viitsinud kaasa vedada, 446 lehekülge. Ja siin on mitmeid Käisi kirjutisi selles väljaandes. Nüüd Käis ise väärtustas väga, et ta sündis Rosmas looduskaunis kohas. Kirjutab selles raamatus ka sellest. Isa oli koolmeister, nii et ta maast madalast võttis osa juba koolitundidest. Edasi õppis ka teistes koolides. Pidas õpetajaametit selle kõrval. Näiteks Pihkvas käis õpetaja eksameid õiendamas ilma hariduseta, aga 1904. aastal siis eksternina õpetas ka Peterburi õpetajate instituudi, sai paberi kätte. No lisaks sellele ta sai siis Peterburist ka esimese järgi diplomi loodusteadustest 1918
ja uuris siis Võru Kreisi järvede taimestikku. Geobotaanik oli oma teise hariduse poolest. Ja 1903. aastal siis suundus Lätti ja õpetas seal mitmes koolis. Ja 1906. aastast näiteks Valmiera tütarlaste gümnaasiumis ja siis ta hakkas korraldama õppekäike, tüdrukud tegid herbaariumit, tegid bioloogilisi vaatlusi, seda ta pidas oluliseks. Pärast kutsus Riia Aleksandri gümnaasiumi bioloogist direktor ta Riiga ja seal samuti ta siis käis organiseeris õppekäike ja õppereise ja seadis sisse ka klassid niiviisi, et seal sai rühmatöid teha ja mitmesuguseid asju mõõta, vaadelda. Ja tõi kooli ka siis õppefilmide vaatamiseks aparaadi ja Prantsusmaal olevat siis ilmunud lehes niisugune teade, et Prantsuse kood on nii maha jäänud, et isegi õppefilme kuskile näidata, aga Venemaal juba seda tehakse. Ja peeti siis ilmus siis Riias siis Johannes Käisi. Nüüd sõdade revolutsioonide perioodil käis Venemaal suviti, tegi õppekäikude korraldajatele õppusi Eestis, Võrumaal ja see, et ta niisugused asjad ette kõik võttis, see tulenes sellest, et ta pidas tsaariaegset kooli hästi tuimaks ja tüütuks ja leidis, et nii ka lapsi õpetada ei saa. Aga samas ta oli ka siis kursis hästi, siin on elukäigust veel, et 1920. aastal oli ta siis Tallinnas haridusministeeriumi juures, aga kellelegi ta käis närvidele, siis saadeti ta Võrumaale ja pandi ta siis korraldama siis Võru õpetajate seminaris ja selle direktor oli ta. Siis ta jälle nagu ei meeldinud millegipärast ja siis ta pandi see Võru õpetajate seminar kinni ja siis ta oli Eesti Õpetajate Liidu teaduslik sekretär 40. aastani. Nüüd peale teist maailmasõda ta töötas palju, teda kiideti ka suure töö tegemise eest, aga samas ka keelustati tema tööd, varasemad tööd, kui ta õppekavasid välja töötas, see oli vajalik tegevus, oli osav sellest ja kogenud ja 50. aastal süüdistati ta siis rahvavaenalikus tegelikkuses ja ta seda ütles üles ka siis 50. aasta suvel. Nüüd Käisi uurijad on märkinud Ingeult näiteks, et ta oli hästi suure lugemusega, tundis maailma pedagoogika ja pedagoogilise psühholoogia alast kirjandust, teooriaid ja empiirilisi uurimusi. Samas ta tundis hästi Eesti kooli vajadusi ja kogemusi ja siis need teoreetilised teadmised viisid tõesti metoodilisele tasandile, et ta kirjutas palju õpikuid, palju töövihikuid, juhendeid nii loodusõpetusest, koduloost, matemaatikast kui ka eesti keelest näiteks. Ta oli ka rahvusvaheliselt tuntud. Ta käis oma õpilaste näitustega Londonis ja Berliinis ja pidas ettekandeid, käis tutvumas koolidega Austrias ja Šveitsis. Hästi tuntud oli ta Soomes tõlgiti teda juba tema eluajal ja soomlased, mitmes kohas on öeldud, et soomlased võtsid siis selle Käisi didaktika teooria üle, need tema meetodid üle, et soomlased võtsid nagu Käisi pealt siis selle šnitti, et kuidas hakata siis õppetööd korraldama koolis. Loodusteadust. Tema oli nüüd alghariduse juures. Ja ta ise oli loodusteadlane ja tema põhivaldkond oli siis tõesti loodusõpetus ja geograafia, et bioloogiat siis vist ei olnud koolis, ei nimetatud niiviisi, aga räägitakse. Loodusõpetus oli, aga ta räägib ka geograafiast ja matemaatikast ja siis emakeelest, eesti keelest. No ka tema mõjud on üldiselt ka edaspidi ka.
edasiseks ka just seda, et kuidas seda loodusteadusi õpetada. Sest et ta tegi koostööd ka selles osas inimestega ja ta kirjutised on koos nendega, kes kirjutavad nagu füüsikadidaktikast ja keemia tuleb juba hiljem, et 20-ndatel veel keemiast nagu eriti ei räägitud. Aga ka tänapäeval siis soomlased ütlevad, et ohoo, et teil on käis. Nüüd põhimonograafiad on siis isetegevuse individuaalne töö 35 ilmunud ja õpetuse alused ja teed, see on see paks raamat, et see on ilmunud nüüd peale tema surma. Nüüd Reet Liimets-Sorookina on siis arutanud selle üle, et kas nüüd võib pidada nüüd olemasolevast käisi koolkonda ja leiab, et seda võib tõesti niiviisi nimetada, sellepärast, et 30-ndatel aastatel ta tegi koostööd ligi 400 õpetajaga, kes töötasid välja mitmesuguseid tööjuhendeid, vahetasid kogemusi, uurisid, kuidas siis need tööd siis praktiliselt, mis tulemusi nad annavad ja neil oli oma kommunikatsioonisüsteem, tõesti 24–30 inimesed kogumikud töö koolile, 31–37 uusi ideid algõpetuses ja 30-ndatel aastatel ka kooli uuenduslane, õpetajate lehe lisana. Ja peab ütlema, et jah, et käis oli siis tuttav sellega, mis maailmas räägiti ja 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses väga palju oli diskussiooni selle üle, et kuidas siis õpetada koolis nii USA-s kui ka Euroopas kui ka Venemaal. Just seoses revolutsiooniga ka Venemaal oli ka palju uusi ideid ja palju katsetati erinevaid viise ja seda liikumist kokku nimetatakse reformpedagoogikaks siis 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus. Aga mis siis nagu käis rõhutab, et mis siis töötab koolis ja kuidas on vaja siis nagu õpetada, on see, et see õpe peab olema elulähedane ja eakohane kindlasti. Hästi palju rõhutab seda, et õpilane peab töötama oma tempos, aga rõhutab ka seda, et peavad olema rühmatööd, et anda sotsiaalseid oskusi, et õpilased oskaksid siis koostööd teha ja palju ta räägib sellest, et peab ikka palju väljas käima, ise ta käis ka palju looduses endas, et siis looduslikus keskkonnas õues siis õpet läbi viia. Ja ekskursioone pidas ka muidugi oluliseks. Samuti fenoloogilisi vaatlusi, kodu uurimist, kodukoht hästi tunneks. Ja Jaan Eilert on ütelnud just ka, et ta on siis esimese nagu teadusliku looduskaitse idee sisse tooja meil Eesti kooli ja üldse Eesti ühiskonda siis 20. sajandi esimesel poolel. Nii et hästi palju jõudis. Ja tõesti need õpikuid ja tööliikuid on ta hulganisti kohe. Ta on ise välja andnud. Nüüd nõukogude ajal oli siis käis keelustatud, aga tal oli õpilasi hästi palju, terve koolkond taga. Ja tema see mõte, et kuidas siis seda koolitööd siis teha elas edasi võib ütelda. Nüüd peale teist maailmasõda loodi kohe aineõpetajate sektsioonid bioloogiast, geograafiast, matemaatikast, ajaloost ja teistest ainetest. Ja need olid siis territoriaalsed üksused ja territoriaalsel alusel loodud. Ma vaatan, mis see kell on. Et nad olid loodud siis haridusosakondade juurde, nii et õpetajad said oma kodu lähedal siis koguneda, kuulata, mis siis teaduses uut ja metoodikas uut ja arutada, kuidas koolitööd korraldada ja kogemusi jagada. 59–91 töötas Eestis siis Eesti pedagoogika teadusliku uurimise instituut, Eesti on sees logistika, jah. Nad ise kohad nimetasid ennast uhkelt tüükateks. See töötas ministeeriumi. Mille all see oli?
Kuidas on ministeerium all? Vast ikka jah, no siin on 2 kogumit See kaasas. teadusasutus, teadussüsteem, sihukest asja ei ole. Aga Ma tegeleb küsin, ma ei tea. didaktikaga, mis on siis teooriaga tegelev osa pedagoogikast, siis ka metoodikaga, kuidas seda teooriat ellu viia. Ja pedagoogilise psühholoogia küsimustega ja Käisile ei viidatud, aga ikka rõhutati täna samu asju, mida Käiski rõhutas. Siin 2 kogumikku võtsin kaasa, hea kerge kaasas kanda, et kus on näha, kui tegelikult siis on kõik hästi põhjendatud ja siis missugused metoodilised juhendid on siis välja töötatud õpilaste jaoks. Ja uuriti näiteks ka töövihikute otstarbekat struktuuri ja siis selle tüü ajal siis muudeti siis koolis kohustuslikuks need töövihikud. Mis nüüd Käisi enda neid tööjuhendeid puudutab, siis seda võib öelda, et hästi tore on tema tööjuhendites see, et need lõpevad sellega, et õpilane ise teeb kokkuvõtte sellest, mis ta teada sai. Et sageli niiviisi, et õpetaja teeb siis kokkuvõtte, mis ta pidi teada saama, aga ei, Käis tahtis, et õpilane ise seda teeks ja tõi veel välja seda, et 1. klassi õpilane veel ei suuda seda hästi, aga 2. klassist võiks juba punnida. Nüüd 80. aastate teine pool ja taasiseseisvunud Eesti. 80. aastate teine pool on siis see pärast troiko aeg, läks nagu vabamaks ja elavnesid uuesti siis suhted Soome kolleegidega, hästi palju käidi Soomes. Ja kui nüüd küsisin, et millal moodustati üleriigilised aineliidud, siis inimesed mäletavad, et juba 80. aastate teisel poolel, aga ametlikult siis need MTÜ-d, üleriigilised aineliidud siis registreeriti tõesti siis 2000. aastate alguses. Füüsikaseltsi juures füüsikaõpetajate osakond vist varem natukene. Nii et siin on mitmesugused üleriigilised aineliidud nimetatud, kellel on kõigil oma internetileheküljed, mille kaudu nad saavad tõesti avada siis mitmesugust õpetamismaterjali. On siis Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, Eesti Füüsikaseltsi juures füüsikaõpetajate osakond, nagu matemaatikaõpetajate sektsioon ja seltsi juures. See on Eesti Geograafiaõpetajate Ühing, Eesti Keemiaõpetajate Liit, Eesti Klassiõpetajate Liit, klassiõpetajad tegelevad ka elusloodusõpetamiseks 1.–6. klassini. Kuigi saavad ettevalmistuseks selleks, et 1.–4. klassini õpetada, siis on Eesti Loodusainete Õpetajate Liit ja korraldatakse siis suve, sügise, talvepäevi ja konverentse. Aga on jätnud tööga ainesektsioonides, ühendused siis, mis ühendavad ühes kohas, toimetavad õpetajaid ja need ainesektsioonid siis korraldavad mitmesugused loenguid. Eelmisel nädalal näiteks ainesektsiooni võrgustikeks Tallinnas. Eelmine nädal oli näiteks Tallinna bioloogia õpetajate võrgustikus loeng, kus siis akadeemik Ülo Niinemets rääkis uutest teadmistest ainefüsioloogiast. Nii et õpetajad kutsuvad tippspetsialiste rääkima oma ainevaldkonnast ja need tulevad ka. Aga arutluse all on ka aineolümpiaadide korraldusega seotud ja loomulikult kogemuste vahetamine. Ja siin pilt siis Bioloogiaõpetajate Ühingu suvekoolist Luual näiteks, aga suvekoolid käivad igal aastal. Kas nad finantseerivad ennast ise või ministeerium? Tähendab, et nad on kogu aeg taodelnud, et nad saaksid mingist väikest tuge nende internetilehekülgede ülalpidamiseks ja see viimastel aastatel on olnud 2000 eurot siis aasta peale ja vahepeal on see ära võetud, nii et igal aastal nad pole saanud, aga kogu aeg see võitlus käib selle eest ja kõik need õppevahendite väljatöötamised on mõnikord tehtud ka mingite projektide raames, aga ausalt öeldes see võtab ikka väga palju väga väärtuslikku vabatahtlikku tööd, mis on sinna liitudesse, ühingutesse pandud. Ja nüüd sektsioonide töö nüüd soikus peale 13. aastat sellepärast, et lõpetati õpetaja karjäärimudel, kus õpetaja siis
siis sai taotleda kõrgemat jätku, kui ta näiteks oli ainesektsiooni juhataja või tegi midagi muud kasulikku, aga nüüd kõik õpetajad on kogu aeg ühel tasemel ja see on võtnud siis ainesektsioonide hindu allapoole, et enam õpetajad ei ole huvitatud sellest väga suurest lisatööst. No siin on nüüd kirjas see, et mida võib leida siis loodusteaduslike ainete õpetajate ühenduste internetilehekülgedelt. Ma ise olin õpetajaks 93. aastal, 94. aastal olin õpetaja 92-94 kahes koolis Tallinnas ja nüüd 16-17 õpetasin gümnaasiumis, kogu gümnaasiumis bioloogiat ja väärtuslik materjal õpetasin, see oli ettevalmistatud tunnid ja kohendad siis enda vajaduse järgi ja ei pea ise hakkama mingeid slaide kokku panema. Aga siis viimasel ajal on tulnud juurde ka siis eestikeelsed õppevideod, õpetajate tehtud ja ülikoolide didaktikute tehtud. On audiomaterjalid, animatsioonid, töölehed õpilasele, siis loodusradade kirjeldused, õpetajate täiendkoolituste seminaride materjalid on üleval ja need on tõesti kvaliteetsed õppematerjalid. No mitte kõik, aga paljud väga head võtta. YouTube'i lehekülg ka, kus seletatakse midagi. No praegune olukord siis, mis see siis on? See on see pooltäis või pooltühi klaas, kus me praegu 21. sajandil oleme. Nüüd viimasel ajal ei Tartu ega Tallinna Ülikooli juurde noored ei taha tulla õpetajaks õppima, eriti loodusteaduste õpetajaks ei taheta õppida, matemaatikaõpetajaks, õpetajate kohad jäävad õppekavadel täitmata. Noored õpetajad ja vanemad õpetajad lahkuvad koolidest, sest pinge on tohutult suur, on ikka täiesti masendav, peab ütlema. No tõesti, midagi öelda. Selleks, et saada 1400 eurost suuremat palka, sa pead tegema juurde tööd. Ja kui nõukaajal näiteks oli normkoormus siis 18-19 tundi, emakeeleõpetajatel, matemaatikaõpetajatel isegi vähem nädalas tähendab. Ja siis sa tõesti mäletad, et kuhu sa jõudsid, mäletad õpilasi, mäletad seda klassisituatsiooni, siis praegu tänapäeval õpetavad õpetajad ju 26, 30, 34 tundi nädalas. Siis on täiesti konteiner ja siis ei mäleta midagi ja seda on palju vabamad väljendama ja koolisituatsioon on keerulisem. Hästi palju peab kaklema laste vanematega. Hädahervitsus. No nii, et õpetajad lahkuvad siis koolist. Viimasel ajal on puudus mitte ainult matemaatika loodusaineid õpetajatest, vaid ka eesti keele õpetajatest. Neil on ka koormus. Nüüd teine aspekt on see, et õpetajate ettevalmistamisel ülikoolides on oluliselt vähendatud siis ainekursuste mahtusid ja bakalaureuse ega magistritöö ei pea olema enam eriala ainest. Varem oli, enam ei ole, enam ei pea olema. Mis puudutab näiteks looduse praktilist tundmist, siis Pilgastel, Tiivelil ja Kalevi kuulul siis, ilmus siis 2020. aastal ülevaade sellest, kuidas nemad õppisid bioloogiat ja seal on siis ilusti kirjas, nagu meie diplomitelgi, et tõesti, et loodust õpitud tundma vähemalt 14. nädalal ülikooli jooksul, suvel väljas, siis täiesti naeruväärne on see, et Tartu Ülikoolis on tulevastele bioloogiaõpetajatele ette nähtud kohustuslikud 2-3-päevased praktikumid ainult looduses, seal õpitakse siis taimi ja loomi ja kõike ja samblikke. Ja Tallinna Ülikoolis 7-päevane välipraktikum, klassiõpetajatele on see välipraktikumi hulk on isegi suurem, 3-4 päeva, nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Ülikoolis. Noh, vähemalt bioloogidel Tallinna Ülikoolis on natuke rohkem. Ja siis ongi niisugune situatsioon, et meie lõpetanud näiteks, kes on käinud aastaid looduskoolis ja
väljas õppinud tundma elusorganisme ja lõpetanud bioloogina, näiteks meil ülikooli ja praksis ma mäletan, et tõesti nad tundsid loodust hästi. Nemad ütlevad, et nemad ei lähe lastega välja, sellepärast et ette tulevaid liike, mida nad ei tunne rohkem kui neid, mida nad tunnevad, lihtsalt välja ei lähe. Natukene aitab sellele olukorrale kaasa see, et Eestis on umbes 150 loodushariduskeskust, kuhu saab siis õpilastega minna, kui raha on. Ja seal on kohalikud juhendajad, kes siis näitavad loodust, aga sageli on nad just RMK inimesed ja ega nemad ka siis suurepäraselt just loodust sageli tunne ja näitavad mõnda asja, mis temal seal vitriinis. No niiviisi, kokkuvõtteks võib siis ütelda niiviisi, et üldiselt läbi 20. sajandi on siis meie hariduses, mis puudutab nüüd loodusteadusi, elanud osalt siis käislik lähenemine õpetaja tööle ja kuna õppija on keskne, siis seda nimetatakse tänapäeval peenelt õppijakeskseks õpetamiseks. Ja meie saime väga mööda käid ja jalgu nüüd 90. 2000. alguses, need, kes on loodusinimesed, et kasvatusteadlaste poolt, et me oleme õpetajakesksed hirmsasti ja üldse ei tea, kuidas õpetama peab. Üldse oleme aineidioodid, märgati neid. Ja siis toodi siis kooli uuenduslikud suunad siis ülikooli ja hakati sellest rääkima, et nüüd me peame kõik ümber õppima. Aga siis on siin nimetatud siis, et mida siis käislikul lähenemisel oluliseks peetakse. Ja peab ütlema, et niiviisi õpetada selleks on tõesti väga hea ainealane ettevalmistus. Samas peab olema kursis sellega, mis toimub elus. Saadakse palju teada, mis puudutab teaduslikku uurimistööd. Looduskaitses, keskkonnakaitses on uued teadmised ja nüüd seda uut teadmist aitavad üleval hoida siis täiendkoolitused, aga hästi olulised on minu meelest need õpetajate kogukonnad, kes tõesti käivad iga kuu koos ainesektsioonidena või siis need üle-eestilised aineliidud käivad koos siis talvekonverentsidel ja suvekoolides, mitu päeva ollakse koos ja arutatakse mitmesuguseid küsimusi ja just oluline see, et vahetatakse kogemusi. Madis Somelar on sõna võtnud, te olete võib-olla märganud meedias ja tema on mitmel korral ütelnud ja kirjas on siis ka nüüd Delfis nüüd niiviisi, et tema ütleb, et sisuliselt põhineb Eesti koolivõrk keskealistel ja eakatel õpetajatel, kes on õpetajakoolituse läbi 1970. aastate lõpul ja 1980. aastate alguses, ise on 40 aastane. Noori õpetajad koolidest läheb ääretult vähem. Kas võib arvata, et PISA-testid kukuvad nüüd lähima 50 aasta jooksul oluliselt? No, aga võib jah, kust nad jäävad. Aga kasvatusteadlased ütlevad, et see pole üldse oluline, et laps oleks koolis õnnelik.